Nii, teen nüüd Hurricani tutvustava video, et kuidas seda on kõige mõnusam kasutada ja mis sellega siis nagu peale hakata. Et kõigepealt siis kinnitus, ees on knaap, saab panna kinni pendrid vahele ja nii enda kui teiste paatide kaitseks. Ja mis seal siis toas on? Nii, toas on siis niimoodi, et seal on koht, kuhu panna angerjat, kuhu siis panna sump. Sumba saab panna knaabi külge välja. Kui kohta vahetada, siis saab panna kalad siia sisse niimoodi, et kõrvapõrand ei ole täis. Siis seal all on aku. Siin on siis 30-liitrine paak ja need on siis ridvahoidjad, mida saab siis ka panna lisaks siia. Siis esiiste või see juhiiste käib tegelikult käib ka voodiks. Kui liigutada ja seda otsa tõsta niimoodi, siis see läheb voodiks 1,9 meetrit. Aga kui istuda, siis ikkagi selle plastikosa peal, sest need otsad võivad ära murduda, kui selline peale istuda. Nii, ja nüüd selle pingi all, siin on tagavaravint, siin on veekann ja seal all on ka siis tehniliste vidinate kast, kus on siis udu, pasun ja mingid asjad, et kui on häda käes, et mis siis teha, pärast näitan. Kajutist nii palju, et need lahti ei tule. Siin on kahv ja siis siin on kajuti tuli ja siit siis puhutakse sisse kajuti soojenduse õhk. Kütte käib kajut nii, et näed, praegu ei saagi panna, paneme kõigepealt massi sisse. Nii, selleks, et paadil oleks voolu, saab siit ülevalt keerata massi sisse või õigemini siis faasi või plussi, kuidas keegi soovib. Nüüd kui see sinine tuli läheb põlema, siis on paadis vool taga. Kui ma nüüd tahan kajutit kütte panna, siis ma vajutan selle peale. Siis ta ütleb hiinakeelset juttu ja sellel on lihtsalt 3 astet või 5. Aga lihtsalt, et siis vaata ise, kuidas, millise tempoga tahad kütta. Kui tahad uuesti välja lülitada, vajutad jälle sinna ja lülitab ennast välja. Niisiis, ahi ise asub siin all, pump asub siin ja ahju diislipaak asub siin taga. Need lülitid, see on suur esituli seal õues. Kurat, peegelda peale näha on. See on esituli, küljetuled, see on tagatuli, et kui oled ära parkinud ja tahad näiteks öösel möödasõitvatele paatidele näidata, et ma olen siin, ära otsa sõida, siis sellest rear lights saab siit vajutada tagant põlema. Kajuti, see tuli käib siit alt. Ja see hetkel veel ei töötagi. Plotter käib tööle siit nupust. Võtab natukene aega. Nii, kui nüüd kajalood võtab sellise pildi ette, mida on maru halb näha. Nii, siis siin on accept, vajutad siia Enteri peale ja nüüd ta hakkabki sulle kaarti näitama. Et kajalood ja andurid tal hetkel küljes ei ole, sest et see masin on plotter. Ta näitab igasuguseid punkte ja träkke, mida on võimalik ja vaja Emajõe suursas näha. Lisaks siis jõe kontuurkaart selleks, et efektiivselt kala püüda. Aga hetkel ta kajaloodi ei näita. Siis üks asi, mis läks meelest, kui see nüüd üles tõsta, siis siin all on peidetud ankrud ära. Üks suurem ankur on eest kinnipanekuks ja väiksem ankur on selleks, et kui nüüd panna ennast kuskile kaldasse kinni, selleks, et ahter tõmmata ka kinni, et paadilained, möödasõitva paadilained seda ei mõjutaks ja ajaks õngesid paigast ära, siis on hea panna 2 ankruga kinni. Tent käib pooleks või täitsa kabrioks. Niimoodi, et siin on keskel üks lukk, siis saab selle tagumise osa, kui vaja, saab täiesti ära võtta, sest et siit käib lahti, saab selle kajutisse panna ja siis saab selle tagumise osa täitsa ära eemaldada. Olla näiteks ainult siin juhi kohal oleva selle katusega või siis kui see lahti teha, siis saab täitsa ette. Nüüd kui tahad vihmaga või et kui tahad sõita niimoodi, et pea on väljas, siis saab siit lahti teha 1, 2, 3, 4, 5 ja siis on mugav sealt välja ronida niimoodi, et sa näed ja niimoodi on vahest parem manööverdada kuskile keerulisse kohta. Nii, siis paadi käimapanemine. Käimapanemine käib nii, et siin on selline lüliti, kui sa vajutad selle alla,
siis on võimalik paati käima panna. Selleks, et panna gaasi, vahetada käike, siit vajutad üles, võtad fiksaatori maha, muidu ei saa lükata, võtad fiksaatorist maha. Nüüd on edasikäik ja gaas põhjas ja tagasikäik. Niiviisi ja siit saab panna lihtsalt käsi gaasi näiteks või siis kütust pumbata silindrisse üles selleks, et ta paremini näiteks külmaga käivituks. Näitan, kuidas sealt teha, et siit saab selle lahti teha. Siis siit on hea teiselt poolt käega siin ära võtta või saata katusele. Nüüd kui hakata käima panema, siis kõige parem on nii, et paned jala sinna, niimoodi, et ei talla juhtmeid, siis vaatad, et oleks ilusti kütus üles pumbatud. Ja siis kui tõmbad, siis tasuks tõmmata niimoodi, et mitte ei hakka kolkima seda niimoodi, vaid tõmbadki ta kuskile siia asendisse ära ja siis proovid võimalikult sirgelt sealt august läbi tõmmata seda. Nii, näitan natukene korraks uuesti, kui ta läheb käima ilusti, siis hakkab sealt tagant kusele, mis tähendab, et ta jahutab ja mis tõttu mootor ei kuumane üle. Kui sa tahad mootorit välja suretada, lükkad selle nupu ülesse ja mootor sureb ära. Nüüd siis selleks, et tõmmata käima, ma proovin panna selle kaamera nii, et oleks võimalikult hea näha. Nii, nagu ma juba ütlesin, et jalg oleks mõistlik siis sinna panna ja paned jala sinna, siit saab mõnusalt toetada ja siis kui tõmbad, siis ei maksa niimoodi lühikeselt tõmmata, vaid tõmbadki niimoodi pikalt. Vaatad, et see oleks ilusti paigas ja tõmbad ja läheb käima. Nüüd, kui peaks juhtuma selline asi, mida paar korda on juhtunud, et käivitusnöör tõmmatakse puruks, siis on selles varuosade ja remondikastis olemas käivitusnöör ning vajalik 10 võti. Selle 10 võtmega, see võib olla siis ka näiteks selle kruvika pulgaga, ma kohe näitan, mis tuleb teha selleks, et saada mootor käima ka siis, kui nöör läks puruks. Nii, kõigepealt tuleb siis ronida siia, näiteks saab jalga ilusti toetada ja siin taga on selline koht, kus saab klõpatsi alla vajutada. Nüüd vajutad selle klõpatsi alla ja saad tasakesi võtta kapoti maha ja panna selle näiteks tuppa. Nüüd lahti tuleb keerata 1, 2, 3 ja 4 ja siis tõstad selle lihtsalt pealt ära. Kohe näitan. Nii, kui nüüd on need poldid 4 tükki välja keeratud, siis ma soovitan need panna siia sisse, et nad ei kaoks ära. Siis võtta see kopsik siit maha ja panna tuppa. Kindlasti ei tasuks seda ega seda lahti keerata, sest siin sees on vedru. Ja seda vedrut on igavene jebla tagasi saada, et seda parem mitte näppida. Ja siis võtame siit nööri, millel on otsas sõlm. Ja see nöör läheb nii, et siin on 2 naga. Sõlm läheb siia peale poole ja loogiline on see, et peab tõmbama teda, et ta liiguks päripäeva. Ehk et kui ma siit mähin nii ja kui ma tõmban, siis läheb käima. Kohe näitan. Nii, nüüd on ilusti see siia ümber mähitud. Ehk et sõlm hoiab, on peale keritud ja keerasin siit hoorattast nii palju, et see oleks siin mugavas kohas. Ja siis nüüd näitan, kuidas ma sellega käima tõmban. Nii, nüüd ma vaatan, et see lüliti siin puldi küljes oleks alla vajutatud, mitte ülesse. Ja nüüd kui ma lähen tõmban, siis ma tõmban täpselt nii nagu enne, aga lihtsalt siit sellest abinöörist. Nöör jääb kätte ja mootor läheb käima. Kui mootor läks käima, kuna siin seda koptikut ei ole, siis ei tasu siia näppe toppida, aga kapott peale tagasi. Kapotil on siin selline naga, mis läheb siia auku ja tagant pärast siis
see klõpats ülesse tagasi. Nüüd, kui on tarvis mootorit ülesse või alla lasta, siis tal on siin taga selline klahvikene. Kui sa selle tõstad ülesse, siis sa saad mootorit tõsta madala vee asendisse või jalga siis välja. Ja kui hakkad sõitma või tahad ära fikseerida ülesse, siis vajutad selle uuesti alla. Selline asi on seal. Ja see siis reguleerib seda või lukustab ja teeb lahti gaasiamorti, mis omakorda siis aitab seda rasket mootorit üles-alla tõsta. Ja ongi kõik. Et video sai küll pikk, aga loodetavasti vastab see paljudele küsimustele ja inimesed, kes siis tahavad sellega tulla sõitma, teavad siis mida teha, milline see paadikene siin on ja saavad toredasti nautida. Või siis lisaks võtta näiteks meilt siit selle Tenna Amuri sealt või siis tulla ja kulgeda ringi augupilliga. Tšau!